Nii, tere õhtust. Mina olen Marin, jagan mikroinvestorina rahatarkust ja see on üks viis seda teha, tasuta Zoomi laivid. Ja lisaks ma teen koolitusi ja mul on õppevideod ja teen mentorlust ja väljakutseid korraldan ja on podcast ja ma tahan veel eraldi välja tuua, et mul on 2 füüsilist toodet ka, et investeerimispäevikis, no näete siit tagant, näe hästi. Et see on eriti suureks abiks alustades, aga tegelikult ka järjepidevuse hoidmiseks, sest et peale alustamist tegelikult kõige raskem on järjepidevust hoida, et sellest kahjuks ei piisa, et alustasin ära, mis on väga suur samm, võib endale õnne soovida, aga sa pead jätkama sellega. Ja teine on veel siiani üpriski värske, tegime Karolinaga Räägiks rahast vestluskaardid. Nii, Reelika ütleb, et ei kuule. Kristel, sina kuulad mind või? Ja, mina kuulen väga hästi. Aha. Äkki proovi restart teha, kui ei tööta? Ja lihtsalt korraks sisse välja käia. Jah. Ühesõnaga, tahtsin öelda, et tegime need kaardid selleks, et rahast rääkida oleks lihtsam ja põnevam ja tuleb välja, et on ka lõbus vahest nendest rääkida nende kaardidega. Aga aitab minust. Tere, Kristel. Tere. Nii hea meel on sind tervitada. Tutvusta ennast ise alustuseks, et see on alati nii huvitav, et kuidas ennast tutvustatakse. See on kõige raskem ülesanne. No nii, räägi meile siis endast. No mina olen Kristel ja mina olen sellise tehnoloogiaettevõtte asutaja nagu Testlio. Testlio on siis ettevõte, mis tegeleb tarkvara testimisega, aga me ei tee seda sellisel klassikalisel, traditsioonilisel kujul, kus me pakume kliendile teenust läbi oma full-time siis töötajate, vaid me teeme seda läbi vabakutseliste testijate, kes on meil siis üle rohkem kui 100 riigist, ehk siis me oleme ehitanud platvormi, et ühendada ja muidugi valideerida ka need testijad üle maailma siis klientidega, kes tahavad olla kindlad, et nende rakendus töötab erinevates keeltes, erinevatel seadmetel, erinevates riikides, erinevate, teenusepakkujate, krediitkaartidega, mida iganes. Ehk siis nüüdseks viimased 10 aastat ma olen siis Testlioga olnud seotud ja lisaks Testlios tegutsemisele olen ma ka ise ema, mul on 2 poega ja siis olen ka investor, nii et ma olen viimased siis 2 aastat ja peale ka tegelenud niimoodi natukene sellise investeerimisega, et minu portfell on veel endiselt kindlasti lapsekingades ja ma tunnen, et mul on endal palju rohkem teistelt õppida, aga jah, siin ma olen ja võib-olla ma tahaks ka sellega välja tuua, et ma olen siin lisaks sellistele võib-olla klassikalisematele finantsinstrumentidesse investeerimisega, nagu aktsiad või indeksifondid, investeerinud startupidesse ja startupide puhul minu jaoks on ülioluline see, et ettevõttes oleks siis mitmekesised tiimid, ehk siis kõik ettevõtted, kuhu mina täna investeerinud olen, neid on siis 7, kõigis tiimides on vähemalt üks asutaja naine. Ja sa oled lisaks veel hiljuti investori ajakirja Kaanestaar. Kas keegi on lugenud ka juba või? Mina kasutasin nii hästi meie nende jutupunktide panemiseks, vaata nii hästi kokku võetud, et muidu ma oleks pidanud otsima hakkama siit sealt, kuigi sinu Instagrami kontol on ka väga palju, sa jagad vaata oma lugu, saab highlightsidest vaadata. Ja see on mul siuke uus asi, et ma olen natukene muutunud struktuursemaks, et mul selline, ma näen, et mul see loo rääkimine on see enda loo rääkimine on hästi oluline. Ühelt poolt see, et ma tahan ju ikkagi, et Testliole tuleks rohkem kliente, et meil potentsiaalsed töötajad leiaks meid ülesse, aga teiselt poolt ka ma tahan näidata inimestele, et on võimalik olla ettevõtja, isegi kui sul ei ole mitte mingisuguseid eeliseid selle jaoks, on ju, et ma olen täiesti väiksest külast üles kasvanud, mu vanemad ei olnud ettevõtjad, mul ei olnud raha, aga sellegipoolest ma tahan näidata ja seda lugu jagada, et inimesed näeksid, et kõik on võimalik. Nii et jah, ma olen Instagramis ise hästi aktiivne, nii et võite julgelt vaadata, mis ma seal teen ja mis ma seal räägin.
Triin ütles, et temal on loetud, nii tubli Triin. Triin oskab nüüd väga hästi ka küsimusi küsida, et unustasin küsige julgelt jätis. Et täna on see võimalus, aga võib-olla alustamegi siis sellest, et kuidas siis sinust sai ettevõtja ja kuidas sa tehnoloogiasektorisse, ma ei taha öelda sattusid, aga jõudsid, et ma lugesin sellest samast artiklist, et sina pidasid seda ju igavaks, et siuke kuiv ja tehniline on see tehnoloogiasektor ja hästi tihti seda me arvame, on ju, et kuidas siis juhtus nii? No selles mõttes ma ikkagi suht sattusin sinna. Et nagu ma ka alguses mainisin, siis aasta oli 2018 ja ma kasvasin üles sellises väikeses kohas nagu Kose Harjumaa ja kuni keskkooli lõpuni ma ei teadnud, mis ma oma eluga üldse peale tahan hakata. Nii et, aga mul oli õnneks siis vanem õde, kes oli juba ehitanud sellist rahvusvahelist karjääri, ta oli elanud USA-s, Amsterdamis, sellel hetkel ta elas vist Londonis. Ja siis ta oli mul alati nagu hästi suureks eeskujuks ja kui ma keskkooli lõpetasin, siis mu õde ütleski, et kuule, tule nagu suveks siia minu juurde Londonisse, teeni ettekandjana raha ja siis küll sa välja mõtled, mis sa oma eluga peale hakkad. Ja siis mul õde oligi tegelikult see, kelle läbi ma siis leidsin enda teekonna tehnoloogia valdkonda. Kuigi esialgu mul oli ka selline hästi stereotüüpne lähenemine, et see IT ja mingi tehnoloogia valdkond on mingi pika poisiga poiste nagu eriala, see ei ole kindlasti tüdrukutele, see on hästi igav, et sa istud umbes oma ette kuskil nurgas ja siis kirjutad koodi, on ju. Et ma isegi ei kujutanud ette, mis võimalused seal tegelikult päriselt on ju, et IT valdkond on ju nii lai, on ju, et me räägime siin sellest, et sa võid olla programmeerija, sa võid olla disainer, sa võid olla analüütik, sa võid olla testija, sa võid olla nagu nii palju erinevaid asju, et mul puudus absoluutselt selline arusaam. Ja siis ühesõnaga õe sellisele julgustamisele ja tema nii-öelda sõprade julgustusele ma siis läksingi IT kolledžisse õppima programmeerimist, ilma, et ma teaks, mis asi on programmeerimine. Ja muidugi minu mitte liiga suureks üllatuseks ma olin üsnagi selline harv nähtus IT kolledžis, et seal oli sellel hetkel vist 10% oli õpilastest siis tüdrukud. Aga see on nagu nii julgustav, ma arvan, nagu selles mõttes ka noortele, et ma mäletan enda keskkooli ajast ka, et selline tunne, et sa pead juba teadma, mis sa tahad, et tegelikult on ju nii loomulik, et sa ei tea veel. Ja ma olen seda ise niimoodi läbi Instagrami küsitluste ka nii-öelda üritanud aru saada, et kas inimestel tegelikult on nii noorest peale väga selge siht. Ja see on pigem selle poole kaldu, et enamus ei tea, mida nad teha tahavad ja väga paljud ei tea ka hiljem ja minu arust ka see on täiesti okei. Et see ongi selline elu on kogu aeg selline pidev nagu protsess, et aru saada, kus on su tugevused, kus on su nõrkused ja mis sulle tegelikult päriselt teha meeldib ja seda, et me saaks aru, mis meile päriselt teha meeldib, me peame olema julged eksperimenteerima ja proovimagi erinevaid asju, aga samas jääma ka niivõrd kuivõrd ikkagi püsivaks on ju, et ei saa igale esimesele raskusele nii-öelda alla anda ja mõelda, et ma viskan selle asja nurka, mul ei ole seda mingit tugevust, ma ei ole piisavalt hea selles, et ma võtan mingi uue asja ette, et sul peab olema ikkagi ka kannatlikkust. Kindlasti, et kannatlikkus ja selline järjepidevus on minu arust ka üks väga suur edu võti. Mu vanaisa just siin, ma rääkisin vanaisaga mingi 6 aega tagasi siin ka sellest elu mõttest ja ta on 94 aastane on ja elab Viljandis. Ja siis ma küsisingi temalt ka, et mis see elu mõte siis on ja siis tema ütles, et elu mõte on olla järjepidev, et sa pead olema järjepidev, et kui sa midagi tahad saavutada, siis ära anna alla, vaid tegutse oma eesmärkide nimel ja et sa ei saa raskustele nagu kohe alla vanduda, ja meil kõigil on raske, et see ongi siuke üks kadalippude jada, aga see on nagu selline huvitav mõtteharjutus meile kõigile on ju, et see, kuidas meie oma elu elame, sõltub väga palju meie enda mõtetest on ju, et me võime mõelda nagu positiivselt ja võime mõelda väga negatiivselt nendest kõikidest asjadest on ja mõeldagi, et kõik on raske, aga tegelikult me võiks hoopis mõelda, et
kõik on nii raske, nii põnev, nii äge väljakutse, ma tahan nagu selle väljakutse nagu vastu võtta ja nagu sellest üle olla ja saada nagu targemaks läbi selle, on ju. Et see on selline väga suur mõttekoht meile kõigile. Ja see muudab nii palju see mõtlemine, sest et vaata, sina jagasid eile ja täna seda esinemisärevusest ja esinemishirmust ja mina jagasin ka sellest inspireerituna ja üks asi tegelikult, mis jäi jagamata, oligi see, et võtta seda kui väljakutset ja nagu heas mõttes väljakutset. Et me tihti mõtleme väljakutse nagu midagi halba, on ju. Aga kuidas me siis õpime ja areneme? Täpselt, väljakutset. Meie ettevõtte üks väärtustest ongi see, et challenge yourself, on ju. Ehk siis võtagi vastu igasugused väljakutsed ja ära karda ebaõnnestuda, sest et ebaõnnestumine aitab meid õnnestumisteni. Et sa ei saa mitte ebaõnnestuda elus, kui sa tahad kuskile jõuda, see lihtsalt ei ole võimalik. Nagu ükskõik kelle lugusid sa loed, kelle lugusid sa kuulad, me kõik räägime ebaõnnestumistest, on ju, sest et need on aidanud meid täna siia ja need ebaõnnestumid tihti aitavad ju, kasvatavad seda paksu nahka ka, on ju, et sa lihtsalt lähed ja raiud läbi ja tead, et nagu tegelikult kui sul on lõppeesmärk või selline visioon selge, et siis et see, et vahepeal on sellised väiksed tagasilöögid, et see suures pildis tegelikult ei muuda midagi, on ju. Ja kui sa juba ükskord oled hakkama saanud, siis sa järgmine kord juba saad toetuda sellele, aga et ma sain ju hakkama, on ju, ja see ei tähenda, et ideaalselt peab saama, et mis tihti ka kinni jäädakse, on ju, Ja täpselt, jumalast õige, et mina olen ka kindlasti läbi selle ettevõtluse aastate õppinud, ma olen 10 aastat teinud oma ettevõtet, et ma olengi õppinud, et kõikidele probleemidele on olemas lahendus. Nagu kõik probleemid ettevõttes on lahendatavad, et lihtsalt sa ei tohi nagu alla anda. Ja neid probleeme ja väljakutseid on kõigil, et kui ma kindlasti ettevõtlusega alustasin, siis eks need esimesed aastad olid minule nagu hästi sellised õpetlikud ja hästi nagu elu muutvad, et siis ma jälgisin väga palju seda, mis teised teevad ja kogu aeg läbi meedia tundus, et kõigil teistel läheb nii hästi, kogu aeg kõik kaasavad raha ja ma ei tea, tulevad uute mingite toodetega välja ja pakuvad jälle kõige paremat mingit lahendust klientidele ja siis tekib siuke tunne kohati, et issand, et kas ainult mina teen asju valesti, on ju. Aga siis sa näed nagu ja kuuled päriselt nende ettevõtjate lugusid, sa saad aru, et tegelikult seal on samasugune nagu selline väljakutsuv aeg, on ju, aga jah, ongi see, et tuleb edasi minna. Ja kusjuures see sotsiaalmeedia vaata ka seda võimendab, et kuigi minu arust järjest rohkem jagatakse ka neid, et mis on halvasti läinud, mis on õppetunnid, siis kuidagi me ikkagi jääb mulje, et teistel on kõigil nii lihtne, ainult minul on ju raske, on ju. Teistel läheb lepase reega, on ju. Ja, täpselt. Aitäh, juba tulevad küsimused, aga ennem kui ma nende küsimuste juurde läheks, ma ikkagi tahaks küsida seda, et kuidas sa siis seal tehnoloogia õppimisest, IT-st, kuidas sa jõudsid selleni, et sa esiteks testija ametini, on ju, ja kuidas sa ettevõtluseni? Nii, ma läksin siis 2008 aastal kooli, IT-kolledžisse hakkasin progemist õppima ja teisel aastal siis teisel kursusel ma siis tundsin, et nüüd ma olen nagu valmis tööle minemast, tundsin, mul polnud lihtsalt raha. Läksin nagu, pidin tööle minema ja progeja oskuseid mul veel ei olnud, ma ei olnud veel nii pädev progeja ja ma ei tundnud ennast enesekindlalt, et ma läheks nüüd ja kandideeriks kuskile Eesti suurematesse ettevõtetesse mingisugusele interni kohale. Ja siis ma rääkisin oma sõpradega ja siis sõbrad nagu kuidagi hakkasid testimisest rääkima mulle ja siis see tundus mulle siuke väga lahe loogiline võimalus, et saan jala ukse vahele. Ja mul ju kaaslased ka ikkagi rääkisid, testimine on siuke lihtne asi, on ju, ja ma tundsin ise ka seda, sest me kõik olime ju selleks hetkeks ikkagi kasutanud tarkvara, mis ei vastanud vastavalt meie ootustele, on ju. Ma ei tea, kus nupud ei töötanud või värv oli kole või mingi kasutaja mugavus oli nagu lipa-lapa, on ju. Et neid vigasid ma olin enda elus nagu väga palju suutnud tuvastada ja siis ma tundsin, et see on hea võimalus tõesti hakata karjääri tegema tehnoloogia valdkonnas ja ikkagi sellel hetkel eesmärk oli saada progejaks, nagu väga heaks progejaks.
ja siis ma läksin ühte väikesesse Eesti ettevõttesse tööle, mis agiilselt siis arendas tarkvara, mingit veebitarkvara Eesti mingitele suurimatele reisibüroodele ja sealt edasi ma liikusin siis pro-eksperti. Samamoodi jätkasin oma sellist testija nii-öelda ametikohta ja seal pro-eksperdis siis, kui ma olin juba 3. kursusel IT kolledžis, siis mul hakkas selline suurem huvi tekkima selle testimise kohta, sest ma tundsin, et see kuidagi vastab palju rohkem minu tugevustele, et arenduses sa võib-olla oledki rohkem niimoodi nokitsed, võib-olla omaette, muidugi seal on väga palju tiimitööd, aga samas, et rohkem sellist omaette nokitsemist oli. Ja siis testijana vastupidi, mul oli hästi palju mingeid miitinguid klientidega, et aru saada, mis nende vajadused on. Ma sain demosid teha, ma sain oma kogu tiimiga suhelda. Ma olin niisugune nagu projektijuht, analüütik, püüdsin aru saada sellest lõppkasutajast ja siis ma tundsin, et äkki ma peakski nagu testija karjääriga jätkama. Ja siis ma lõpetasin IT kolledži ära 2011 aastal ja siis ma ütlesin oma tolleaegsele elukaaslasele Markole, kes täna on minu abikaasa, et lähme kolime Eestist minema, sest et minul oli kuidagi see, ma olin 22 aastane, kui ma lõpetasin IT kolledži ja ma tundsin, et elus on nagu kõik on nagu olemas, et sul on see sissetulek, sul on olemas, ma ei tea, auto, sul on olemas kodu, et kõik oli nagu olemas, millest ma väikse tüdrukuna olin unistanud, ja mul oli ikkagi see nagu iseseisvus olemas, ja siis ma tundsin, et issand, et kas nüüd ongi elu nagu jääbki siin kohal nagu et kas nüüd lähebki niimoodi edasi. Ja siis, kuna jälle ma pean oma õe nagu loo siia sisse tooma, on see, et mu õde on alati hästi suureks inspiratsiooniks olnud, aga samas ta on ka elus olnud mul selline, kes on mind surunud mugavustsoonist välja ja nii-öelda tõuganud mind elus võib-olla natukene rohkem. Ja ma olen selle nimel pidanud pingutama ja ma kunagi noorena ka mäletan seda, et ma püüdsin väga olla tema moodi, nagu ma tahtsin olla nagu mu õde. Ja kuigi see oli minu jaoks hästi ebamugav, sest et ma tundsin, et oh my god, et ta on nagu nii tark ja tal oli alati matemaatika oli nagu ülikõva, ta oli hästi loogiline, sihuke mõtleja, kiire nagu taibuga, siis ma panin selle tõttu endale kindlasti sellise väga suure pinge peale. Aga õnneks nagu selles mõttes, et mina alati räägin sellest hästi positiivselt, et lõpuks ma siis kolisingi Markoga ära Londonisse pärast mingit suurt väikest maailmareisi. Kas te kuulete mind muidu hästi ja on praegult okei? Ja pärast sellist maailmareisi me siis Markoga läksime siis sinna Londonisse, ehk siis otsustasime elama jääda Londonisse ja Londonis olles siis ma jätkasin oma karjääri testijana. Seal alguses jalga ukse vahele saada oli päris raske, et kogu see värbamise protsess oli läbi telefoni. See oli täiesti selline enda enese müümise nagu oskuse proovile panek. Ja siis ma hakkasin nagu väga palju harjutama seda ja siis lõpuks sain töö ja siis sealt töö kõrvalt ma siis märkasin, et mul ei ole nagu sellist mingit peegeldust kellelegi oma kolleegile, et kui hea testija ma olen. Ja siis ma hakkasin hästi palju käima erinevatel nagu üritustel Londonis, et kohtuda teiste tarkvaratestijatega. Ma hakkasin kutsuma erinevaid selliseid testijaid lõunatele ja õhtusöökidele, et lihtsalt arutada nagu maailma asju ja testimise teemasid. Ja siis see oli esimene kord, kui ma kuulsin sellistest online töö ampsu platvormidest, kus mul siis oli võimalik samamoodi testijana registreerida ennast kasutajaks ja potentsiaalselt siis saada kokku erinevate tarkvara arendavate ettevõtetega, kes tahavad oma äppe testida. Näiteks Facebook tahab testida oma Messengeri äppi, ja siis mina saan läbi selle platvormi selle ligipääsu sellele Facebooki tiimile, sest nemad tahavad saada võimalikult palju testijate silmapaare oma äpile. Nii, ja siis ma sain igasugustele sellistele platvormidele endale kasutajad teha ja hakkasin hästi aktiivselt testima, et mulle hullult meeldis see idee, et vau, mul on testijana, ma olen karjääri alguses siiski, mul on karjääri alguses oleva testijana võimalik nii palju õppida. Ma saan töötada rahvusvahelisel tasandil nagu erinevate testijatega. Need testijad on üle maailma. Mõtle, milline nagu kogemuste pagas on, mõtle, milline on nende nagu äge nagu selline taust ja mis story'd neil seal kõik on.
ja siis teiselt poolt on ju see õppimine oli kindlasti minu jaoks nagu prioriteet selliste online tööampsude platvormide puhul ja teiselt poolt oli see hea võimalus teenida ka lisaraha, et Londonis elades ikkagi minu enamus palka läks üüri jaoks on ju, sest Marko samal ajal ehitas ka ettevõtet on ju, nii et raha meil põhimõtteliselt ei olnud ja see online platvormidel töö andis siis sellise väikse lisatuluallika ja mis siis pärast juhtus oli see, et kui ma olin paar kuud siis töötanud erinevatel nendel platvormidel testijana, ma töötasin tavaliselt nädalavahetustel ja niimoodi õhtuti, siis ma olin lihtsalt lõpuks frustreeritud. Ma olin frustreeritud sellest kogemusest, mis mul testijana nendel platvormidel oli ja põhiline probleem oli see, et kui ma alguses mõtlesin, et testijad teevad seal hästi palju koostööd, siis see oli absoluutselt vastupidine, sest et testijaid ei hinnatud nende ajapõhiselt, vaid neid hinnati selle põhiselt, kui palju nad suudavad vigasid raporteerida, ehk siis kõik testijad võistlesid omavahel, aga minu ajus oli tekkinud juba selleks hetkeks arusaamine, et kvaliteet on kõigi, nagu kogu meeskonna töös. Ei ole nii, et kui midagi läheb valesti, siis on testija see, kes on süüdi. Ei ole. See on kogu tiimi nagu koostöö, et parendada oma protsesse, sest et neid võimalusi, kuidas midagi testida, neid on täiesti nagu lõputu arv on ju, aga kui me testiks lõputult, siis me ei saaks mitte kunagi tarkvaraga nagu reliisida on ju nagu kasutajatele. Nii, ja siis ühesõnaga, mul oli mingi tohutu frustratsioon ja siis ma jagasin neid mõtteid nagu Markole ja ma hakkasin siis ka nagu oma sõpradega rääkima ja teiselt poolt natukene kuulsin sellist tagasisidet ka nendelt klientidelt, kes olid selliseid tooteid nagu või platvorme siis kasutanud tööampsu platvorme oma testimisprotsesside parendamiseks ja siis ma sain aru, et vau, et see on päris suur valukoht ja turu-uuringud siis tehtud. Turu-uuring oli minu jaoks selline nagu guugeldad on ja vaatad, kas on midagi või ei ole. Te olnud mingi, et oh my god, ma nüüd oleks mingi 2 kuud, ma ei tea, mingit dokumenti kokku pannud või mingi tullu projekti plaani teinud, vaid vastupidi, et tegin sellist research ja nägin, et mitte midagi ei ole turul. Ja siis ega minul ei olnud ju kunagi soovi ettevõtjaks saada, aga kuna minu see frustratsioon oli nii suur, kuna mul oli nii suur kirg testimise valdkonna vastu ja ma tahtsin teha paremat keskkonda testijatele, mitte ainult enda pärast, vaid ka teiste testijate pärast, siis ma alustasin Testlioga. Selline kiire update. Pikk lugu oli. Aga nii põnev, mul tekkis nagu mitu nukest äratundmise kohta, et mul oli kusjuures ka mingi hetk elus natuke hiljem kui sinul, aga et ma olen tegelikult jurist ja töötasin juristina ja läksin nagu karjääriredelil üles, nagu tol ajal ikka oli kombeks ja siis mingi hetk tundsin, et kas see nüüd ongi kõik. Vaata, nagu sina tundsid, et midagi põnev tahaks nagu ka elus on ju. Ja siis ma läksin Austraaliasse. Et peab natuke maailma ka mingi hetk avastama, et see on nii äge. Ja teine äratundmine oli see, nagu mul see investeerimispäevik, et mis turu-uuring, ma tegin ka Google'is, et kas on olemas selline asi, ei ole päris sellist asja, inglise keeles ka midagi erilist ei leidnud, tuleb ära teha, et mind aitas, et miks siis mitte teist, et võib-olla nagu see ettevõtlusega alustades ka, näiteks hästi tihti ma kohtan inimesi, kes ütlevad, et tahaks ettevõtjaks hakata, aga pole ühtegi ideed. Et see on nagu nii huvitav, et miks sa siis tahad ettevõtjaks hakata ühest küljest, tahetakse endale ilmselt nukest töökohta või vabadust rohkem, aga et su eesmärk on ju mingi probleem lahendada. Ja see probleemi lahendamine ju tihti tulebki läbi selle, kui sa, ma ei tea, töötadki kuskil erinevates ettevõtetes on ju, et muidugi ma tean ka inimesi, kes on algusest peale tahtnud saada nagu ettevõtjaks ja nad on ka seda teinud, nad ongi täiesti selliselt süstemaatiliselt lähenenud nagu turule, et vaatavad, millised ettevõtted, ma ei tea, üle maailma teevad nagu palju käivet, et seal kas see oli vist Saksamaal, kus olidki ühed vennad, kes kopeerisid 100% seda, mis kasvuärid olid USA-st, tegid nagu väga edukat äri ja siis nad kopeerisid selle sama ärimudeli nagu Euroopasse ja siis oligi mingi neil mitu ettevõtet siis siin Euroopas osteti nende suurte USA tegijate poolt ära, kui nad ühel hetkel avastasid, et me tahaks nüüd nagu Euroopa turgu minna vallutama. Nii et on ka selliseid inimesi, kes tahavadki olla ettevõtjad, nad on täiesti, neil ei ole vaja midagi otseselt
ma ei tea, midagi nagu kirglikult mingit oma isiklikku probleemi lahendada, nad tahavad lihtsalt äri teha, on ju, ja nad tahavadki raha teenida ja nad tahavad seda nagu vabadust, on ju, mida ettevõtlus pakub, kuigi vot selles ma olen nüüd ka natukene selline, see vabadus ettevõtjana, noh, sorry, ma ei tea, mis asi see on nagu selles mõttes, et ettevõtlus, kui sa alustad sellega, siis noh, ma ikkagi esimesed mitu aastat, ma võisin ainult nagu puhkusest nagu unistada ja ma nüüd muidugi nagu väidan ka endale vastu, et noh, täna ma isegi nagu mõtlen hoopis nagu teistmoodi, et on võimalik asju ka väga teistmoodi teha, on võimalik seda aega endale võtta ja peabki võtma, sest et kui sa enda eest ei hoolitse, sa ei saa ka kellegi teise eest hoolitseda ja ettevõtted tavaliselt ehitatakse ikkagi nagu tiimitööna, et üksi sa ei jõua väga kaugele, sa pead ikkagi oskama nagu koostööd teha teiste inimestega. Nii et jah, mul kadus siin mõttelõng ära, kus ma nüüd tahtsin selle pointiga jõuda, aga minu meelest ka see vabaduse teema on nagu nii vastuoluline, et jah, ta annab sulle vabadust, aga see ei ole nagu nii lihtne, kuidas võib ka tunduda, et samamoodi nagu sa ütlesid, on ju, et alguses võibki, noh, sa oled ise veel nii huvitatud sellest, nii põnev on, et ükskord käis mul külas Tiina Saar-Veelma, siis me ka rääkisime just tööõnnest, on ju, ja mulle üks kõige eredamad, mis mulle meelde jäi, noh, hästi huvitav oli üldse, on ju, oli see, et ta ütles, et kui sulle väga meeldib, mis sa teed, et siis on tegelikult see läbipõlemise oht nii suur, sest sa ei märkagi seda, et sa kogu aeg teedki tööd, on ju. Väga tuttav tunne. Ja mul nüüd tegelikult tuli see eelmine mõttelõng jõudis ka siia tagasi minu juurde ja ma tahtsin öelda ka seda, et noh, kui me rääkisime sellest, et ettevõtjad on erinevad, et on need ettevõtjad, kes alustavad ettevõtlusega vastavalt oma mingile isiklikule probleemile, mida nad on kogenud kuskil teises ettevõttes töötades või üldse nagu mingeid asju nagu kasutades. Ja siis teine pool on see, et noh, ongi ettevõtjad, kes tahavadki ettevõtjad olla, et väga hea näide on minu enda äripartner ja elukaaslane või noh, abikaasa Marko, kes samamoodi 20-selt ütles, et tema tahab olla ettevõtja ja that's it. Ja ta enne Testlioga alustamist siis tegi 10 aastat, tegeles ettevõtlusega. Tal oli selliseid väikeseid nagu ettevõtteid, mis kunagi väga suureks ei kasvanud, on ju, et me nendesse võib-olla ei lasku, nendesse detailidesse, mis ta kõik selle 10 aasta kogemusest nagu õppis, aga jah, tema näiteks tahtis täiesti nagu ettevõtja olla, et ta ei ole testimise mingi fanatt, on ju, aga ta tahtis olla ettevõtja. Ja, aga siis ongi, et vaatad, mis mujal on ja siis sa saad hakata teadlikult nagu otsima, mis probleeme on, vaata sina lihtsalt leidsid probleemi ja sa ei otsinud. Aga kindlasti sul oli siis väga suur kasu sellest, et Markol oli selline ettevõtluskogemus, et kui ta alustab. Ja, et Testlio siis nagu sai sellise ametlikuma alguse siis, kui me Londonis läksime sellisele ürituste nagu sarjale nagu Hackathon. Selle nimi oli Angel Hack siis sellel hetkel ja Angel Hack oli siis ürituste sari, mis siis, ma ei tea, reisis ümber maailma ja nad siis igas linnas tegid sellised 25-tunnised häkid, kus siis, ma ei tea, sul ongi disainerid, tootejuhid, idee autorid saavad kokku ja siis mingi väga lühikese aja jooksul panevad kokku sellise algelise prototüübi. Ja me läksime siis sellisele üritusele Londonis ja Londonis olles siis me siis me olime nagu top 3 seas 64 ideest selles esimeses võistluses ja siis 3 kuud hiljem siis põhimõtteliselt toimus finaalüritus ja finaalüritusel siis me võitsime $25 000, nii et me olime ühed maailma parimad ja siis sellel hetkel nagu mul oli nii, et vau, et täitsa lõppsiuka algus on ju ettevõtlusel, et mis asja, et mingi võidad umbes siin globaalse hackathoni on ju, siin tunnustavad läbi selle maailma kõige vingemad riskikapitalistid nagu Andreessen Horowitz või Google Ventures ja see oli nagu selline tohutu nagu tohutult suur tunnustus on ja ma mõtlesingi, et vau, et ettevõtlus nii lahe ju on ju, et noh, lihtsalt teed midagi südamega ja lahendad päris probleemi ja siis noh, ainult nagu anna gaasi on ju. Ja noh, muidugi me saime väga kiiresti aru, et noh, nüüd alles hakkab äri ehitamine pihta, on ja. Et kui me selle Angel Hacki võitsime San Franciscos siis ja saime selle $25 000, siis selleks hetkeks meil oli esimesed kliendid olemas, olid kliendid, kes maksid ja olid kliendid, kes ei maksnud, noh, kellele me ise nagu läksime tasuta teenust osutama puhtalt selle pärast, et saada klienti ja saada seda kogemust ja siis jah, nagu sealt edasi tegelikult me saime aru, et okei, nüüd hakkab see ettevõtluse ehitamine pihta ja siis suht kiiresti me tulime nagu Eestisse tagasi, sest et Londonis elamine oli nii kallis,
raha meil ei olnud, sääste meil ei olnud, läksime tagasi Marko vanemate juurde ja siis me siin Eestis tutvusime või taas tutvustasime ennast Ragnar Sassile, kes ehitas Pipedrive'i, samal ajal Pipedrive oli umbes 50-liikmeline tiim ja nad olidki nagu selline sammuke ju ees meist kogu aeg on ju ja siis Ragnar rääkis oma kogemust ja siis sealt edasi me läksime USA-sse ärikirjandi programmi ja Eestist me läksime sellel hetkel sellepärast ära, et esiteks siin polnud mitte midagi, on ju, siin ei olnud raha, et siin oli selline väike nagu Skype'i äriinglite võib-olla ühing on ju, aga ega sinna oli väga raske sisse saada, sest ikkagi sa oled ju ikkagi mitte keegi on ju. Ja teiselt poolt me saime aru, et Eestis ka ei ole turgu võib-olla nagu veel sellel hetkel on ju sellisele nagu tootele nagu Testlio ja siis läksime USA-sse ja USA-s olles nagu oli minu jaoks selline kõige võib-olla õpetlikum periood ettevõtjana, et ma saingi aru, et ma toon näite on, et esimese kuu jooksul, see on 3-kuuline programm, esimese kuu jooksul sa tutvud erinevate ettevõtjatega, erinevate investoritega, erinevate lihtsalt äriinimestega, kes siis kõik annavad su ettevõttele tagasisidet ja siis see tagasiside on nagu äärest äärde, et sul on väga positiivsed inimesed, kes ütlevad, oi, see on parim idee on ju, jätka samas vaimus ja teiselt poolt on nii, et kuule, et mingi mis manuaalne testimine, kõik automatiseeritakse siin 1 aasta jooksul ära, on ju, et millest sa räägid, et muuda oma ärimudelit ja ma võtsin kõike seda tagasisidet üliisiklikult on ju ja see oli üliraske mulle alguses nagu emotsionaalselt ja siis Marko nagu tugevus oligi see, et ta kogu aeg tegelikult toetas mind, ütles, kuule, meil läheb jumala hästi, meil tulevad kliendid, meil tahavad testijad meiega nagu koostööd teha on ju, et kõik on jumala hästi ja siis ta tuletas mulle kogu aeg meelde, et me liigume nagu õiges suunas ja tegelikult kelle seda hinnangut me peame tõsiselt võtma, on meie testijad ja meie kliendid on ju. Ja see on nii hea point, et kohe, kui sa mainisid, et teil olid juba nii vara kliendid, ma mõtlesin, et see on juba ju esimene märk sellest, et siit võib midagi tulla. Aga tead, kui huvitav? Tavaliselt ma räägin väga palju ikkagi alustavate ettevõtjatega täna on ja mulle väga meeldib inimesi aidata ja just nagu sellises algusfaasis on just, mul tuleb endal see aeg meelde. Ja ma siin ka eelmisel nädalal näiteks rääkisin ühe ettevõtjate, mitte ühinguga, 2 ettevõtjaga, kes teevad ühte ettevõtet ja siis nad nagu arvasid, et nad peavad hakkama kohe raha kaasama, et midagi juba nagu täiega hakata valmis ehitama, aga mul oli nii, et kuule, sa saad selle idee juba ära valideerida ilma, et sa midagi ehitaks, võtta kliendilt raha ilma, et sa midagi ehitaks, sa saad olla see vahendaja ja vaata, kas kliendid on selle eest sulle valmis maksma ja täpselt nii oli ka Testlios. Testlio sai sellel häkatonil arvus on ja me läksime sinna häkatonile, 25 tundi häkkisime, saime selle esimese mingi prototüübi valmis. Prototüüp oli ehk siis nagu disainid on ju. Me lihtsalt joonistasime disainid, näitasime kõigile, et näe, kõik on äge on ju, selline on see, kuidas Testlio välja näeb, aga mingit funktsionaalsust seal taga ei olnud on ju. Ja siis oligi, häkaton sai läbi, ma läksin klientide juurde, ütlesin, kuule, et me nüüd tahaks hakata testima ja meil ei olnud mitte mingisugust vigade raporteerimise süsteemi. Meil ei olnud testijaid, aga mul oli see kirg. Ma teadsin, et ma suudan ära tõestada, et kui see klient ütleb mulle, jah, ma leian need testijad ja ma saan need vead raporteeritud kas või Excelisse. Ja täpselt nii oligi. Me saime selle kliendi, mina testisin, Marko testis, meie sõbrad testisid, minu testijatest kolleegid testisid ja kuhu me need vead raporteerisime, spreadsheeti. Aga me saime sellelt kliendi raha ja see tõestas ära, et me teeme midagi nagu, mis pakub väärtust kliendile. Nii et sul ei ole vaja väga palju raha, väga paljude toodete puhul üldse alguses investeerida, et näidata ära, et siin turul on vajadus ja mingi puudujääk. Üks asi, mis mul veel vahepeal meelde tuli, vaata, sa rääkisid juba nii hästi ammu või hästi varases faasis sa networkimisega hakkasid tegelema. Vaata, kohe, kui sa Londonisse testijaks läksid, et see on nii oluline osa, mis minu meelest mulle endal läks jube kaua aega, et aru saada, miks networkimine on kasulik või miks seda teha või kuidas seda üldse teha. Aga see on nii oluline, et sa ei ole üksi seal kuskil, see patsiga kutt on ju, IT. Ja et miks see networkimine on oluline? Esiteks, sa kunagi ei tea, kes see võib olla sinu potentsiaalne klient.
kes võib olla sinu potentsiaalne töötaja, kes võib olla sinu potentsiaalne investor, et see network imine just algusfaasis oli nagu mega oluline ja väga paljudel ettevõtetel on selles mõttes hästi erinevad founderite nii-öelda dünaamikad on ju, et Marko on kindlasti selline, kes väsib ära nendest sellistest sotsiaalsetest üritustest, aga mina vastupidi, mulle meeldis käia, on ju, kuigi ega ma olen ka selline introvertne ekstrovert vist on ju, et ma saan käia ja ma saan hakkama, aga ma olen pärast nagu tühjaks pigistatud käsn on ju. Aga ma teadsin, et see on mega vajalik, sest et ma lugesin seda raamatutest, et network imine on vajalik, et nagu astuda järgmiseid samme oma ettevõtte nagu ehitamise nimel ja see on oluline saada see sõnum välja, et millega Testlio tegeleb, mis probleemi me lahendame, milline see turg on ju, et inimesed oskaksid nagu, ma ei tea, mõelda selle peale, kui nad tahavad ükskord mõelda, et meil on vaja uut testimise partnerit või meil on vaja või ma tahaks kuskile uude töökohta minna, et siis see nagu sõnum kogu aeg peaks sind edasi kandma nagu. Et jah, network imine on oluline, ma arvan, väga oluline. Just, et sa üldse saad tutvused, tõesti see on nii palju, aga ma tahaks võib-olla tulla nüüd selle juurde, et me rääkisime sellest, kuidas sina alustasid, teie alustasite ja raha kaasamine, aga nüüdseks oled ise investor startupides. Et kuidas selle investori pilguga, kuidas sa vaatad või mis on oluline? See on ikka väga selline huvitav faas, et kunagi ikkagi, kui ma Testliole investeeringuid kaasasin, Testli on tänaseks mitte liiga palju võib-olla selliste kiiresti kasvavate ettevõtete mastaabis nagu kaasanud, aga me oleme $20 miljonit kaasanud kasvuraha ja siis, kui mina kunagi raha kaasasin ja nende esimeste äriinglitega üldse kokku puutusin, siis ma mõtlesin, et vau, et ma tahaks ka ükskord olla selles kohas, kus ma saan aidata neid alustavaid ettevõtjaid oma hullude ideedega, on ju. Sest et algusfaas on ju tihti see, kus mitte keegi, vaid päris paljud, enamus ei usu sinusse, on ju, sest et sul pole, ma ei tea, sellel hetkel veel mina veel eriti on ju, mul polnud liiga palju kogemust, mul oli see 3-aastane testimise kogemus, on ju, aga that's about it, on ju. Ja eks mul oli seda ebakindlust ja mis kindlasti nagu ka oli väga hästi välja näha, aga ma kindlasti ei andnud alla, aga tõesti, ma mäletan neid äriingleid ja siis ma mõtlesin, et issand, kui lahe, et näed, et ta investeeris nüüd $25,000, et tahaks ka ükskord seal kohas olla. Ja siis nüüd, kui me siin paar aastat tagasi oma viimase sellise raha kaasamise tegime, siis esimest korda elus ma üldse müüsin Testlio osakuid, et siis ka endale natukene likviidset vara tekitada läbi selle, et mind tembeldati juba vaid 23 aastaselt vist Eesti noorimaks naismiljonäriks, aga seda nagu muidugi väga pikka aega ei olnud, sellepärast et see raha ei olnud likviidne, on ju, eks see oli kõik ikkagi nagu Testlio osakutes, mida ikkagi selles faasis sa ei muuda nii kiiresti likviidseks. Ja siis see ingliks äri või nagu selleks ingelinvestoriks, ma räägin äriinglist, ingelinvestorist ma tahan rääkida. Ingelinvestoriks saamine oli selline lahe protsess, et kohe nagu tegelikult, kui mul see nagu likviidsus tekkis, siis vist läks mingi, ma ei tea, nädal aega, kui ma tegin oma esimese investeeringu, sest et ma olin ülikaua jälginud ühte ettevõtet, Rootsis tegutsevat ettevõtet, kes aitab siis nii-öelda noortel õppida progemist läbi ühe sellise väga mängulise seadme, ehk siis nad teevad selle progemise õppimise hästi mänguliseks ja ma siis juba teadsin ammu, et issand, ma tahaks neisse investeerida ja kui see raha kontole jõudis, siis see investeering oli minul esimene. Nii et ja olla selles kohas, kus sa saad toetada seda ettevõtjat oma nii-öelda missiooni elluviimisel, see on lihtsalt nagu nii äge, et nüüd ongi selline nagu ring tehtud, ja ma loodan ka jällegi omakorda, et kui mina investeerin nendesse ettevõtetesse täna, siis nemad jällegi omakorda on ju tulevikus investeerivad järgmistesse ettevõtetesse. Nii et see on selline suur äge efekt, mis lõpuks tekib. Jah, lumepall. Jah, täpselt, lumepall. Väga hästi öeldud.
No, sul käis siit läbi üks põnev teema, et siin investori ajakirjas oli ka see, et üks on asi ongi olla nagu paberil see miljonär on ja finantsvaba ja teine on nagu päriselt olla. Ja siis sa ütlesid, et sa finantsvabaks said 2 aastat tagasi. Jah, täpselt nii oligi, et see oligi siis, kui me esimest korda siis üldse müüsime nagu Testli osakuid ja me pakkusime siis seda kõigile oma töötajatele, kes olid Testlioga olnud rohkem kui 3 aastat. Ja see ei olnud nii, et kõik võivad kõik kohe maha müüa, sest et see osakud on ettevõtte nii-öelda ettevõtte juures töötamisega väga suur selline motivatsioonipakett on ju, et kui sa nüüd tuled siia tööle, siis see, et su osakute väärtus ajas kasvab läbi sinu panuse, läbi sinu tiimi panuse on nagu väga-väga suur chance, et seal läheb midagi väga hästi on ju. Ja siis me tegime sellise otsuse, et me mitte ei kaasa ainult stardiraha, vaid siis anname ka võimaluse siis inimestele oma osakuid müüa ja see oligi 20% ulatuses vist said inimesed müüa ja enamus võtsid sellest võimalusest kinni ja siis oligi lahe näidata lõpuks, et täna on meil üle 200 inimese Testlios ja pluss veel on ju 10 000 testijad, kes siis tegelikult nägidki, et vau, et see osakud ei ole mingisugune niisama mull, mille startupid räägivad, vaid see on päriselt selline asi, mis on mille saab nagu realiseerida. Nii et hästi-hästi lahe. Ja ise ka selle sees olla, et minu jaoks oli see ka nii, et mulle üldse ei meeldinud see, et mulle see naismiljonäri kuidagi staatus nii varakult pandi, et kogu aeg räägiti ainult sellest on ju, et millest te räägite, et ma ei ole nagu mingi miljonär, see, et ma ei tea, see VC nagu ma toimetan puhtalt läbi selle, et ma vaatan, mis ma ei tea, faasis ettevõtted, millise evaluatsiooniga nad raha kaasavad, palju nad ära annavad, et see oli minu jaoks nagu selline nagu mingi arusaamine võib-olla alguses, et et see oligi nagu, et kuidas sa nüüd ütled ettevõttele, sa oled, ma ei tea, 5 miljonit väärt või sina oled 10 miljonit või 50 miljonit väärt on, et kus see tuleb on ju, et tihti mõni ettevõte ei olnud midagi ära ehitanud ja juba oli 50 miljonit väärt on ju, et siis see oli minu jaoks nagu alguses hästi-hästi arusaamatu, aga jah, täna on nagu tore olla selles kohas, kus me oleme. Heietan siin nii palju nagu, sorry. Ei, nii põnev. Selleks ma kutsusingi ju sind. Aga mulle kõnetas ka see, et vaata, kui töötajad saavadki realiseerida need optsioonid või osakud, et siis see tunne, et sina ise oled ju sellele nagu kaasa aidanud, et see ei tule nagu niisama või mingi kingitus või iseenesest, et see on nagu nii äge, et see kindlasti aitab ka mingi sellisele meeskonnatundele kaasa. Ongi selline, et see ongi selline tulemusboonus või jah. Jah, põhimõtteliselt nagu preemia. Jah, täpselt, et see lihtsalt ajas nagu võib väga palju kasvada. Ja, aga sa võtad ka riski, et võib-olla ei kasva, on ju? Ja, täpselt. Aga jah, hea risk oli, mida võtta ja et see, et me endasse uskusime läbi nende kõigi aastate ja jätkasime vaatamata kõigile nendele väljakutsetele, mis meil Testlio nagu loomisele nagu tulid. Et ma olen lihtsalt ise endale ka mõnikord tänulik, et ma ei andnud alla ja et ma, et eks selles mõttes ettevõtte puhul, kui sa alustad ettevõtet, et siis on minu arust hästi oluline see, et sul on tugev co-founder või co-founderid, kellele nõjatuda, kui sul on raske, et meil Markoga on väga palju selliseid hetki, kus ühel on nagu mega hea päev, teisel on mega halb päev, on ju. Ja siis me üksteist nii-öelda balansseerime, aitame üksteisel seda suuremat pilti vaadata, on ju, et mõnikord on nii kerge ära kaduda nendesse igapäevastesse tulekahjude kustutamisesse, et sa kaotad selle iseenda ja sa kaotad selle visiooni enda silmis, on ju, et sa mõtledki, et nagu kõik läheb nagu kogu aeg metsa, on ju. Aga siis sa tuletad meelde, et kuule, tegelikult näed, siin on nagu 1000 teist asja, mis lähevad nagu väga-väga hästi, on ju. Ja see ongi see ettevõtte, seda tuleb tegelikult lõpuks nautida. Ja ma mäletan ka, et kui 4,5 aastat tagasi tegelikult juba me palkasime Testliosse tegevjuhi, sest et mina lihtsalt, mulle ei meeldinud tegevjuhi amet. Ma tundsin, et ma jään oma ettevõttele jalgu, selleks hetkeks vist oligi Testlio vist 60 inimest võib-olla ja me olime ehitanud siis nagu Eestisse ja San Franciscosse tiimid ja ma
mulle ei meeldinud tegevjuhi amet, mulle ei meeldinud istuda spreadsheetides, kogu aeg seal projekteerida mingeid finantsplaane, et see tegevjuhi amet nõudis seda kõrgemat opereerimist, mille vastu mul lihtsalt puudus igasugune nagu huvi. Ja siis me tegime sellise väga hea otsuse ja tõime endale tegevjuhi sisse ja jälle läks mõttelõng korraks kaduma, et miks ma seda lugu rääkima hakkasin. Aga see juhtub muga nii, et ma jään lihtsalt heietama natukeseks ja siis... Aga see oli nii õpetlik lugu nagu selles mõttes, et tihti tegelikult on nii raske delegeerida, on ju, sest et see on ju sinu nagu beebi on ja teie nagu ettevõte, mis ma ütlen, ma annan nagu kellelegi ära ja see hetk, millal seda teha, on kindlasti ka ju väga raske, et kas nüüd on õige aeg, kas on liiga vara, Isver äkki on hoopis hiljaks jäänud, et see ei ole tegelikult ju lihtne seda otsust vastu võtta. Aga minu jaoks oli see, et ma tahan, et meie ettevõte saaks nagu maailma parimaks, nagu oma klassi nagu parimaks on, et kui me räägime tarkvara testimisest, siis ma tahan, et inimesed mõtleks testimisest ja nagu sa lihtsalt pead oma ego, kõik selle, mis teised sinust arvavad, sa pead selle kõrvale jätma, suutma selle kõrvale jätta, suutma aru saada, mis su nõrkused on, mis on sinu tugevused ja siis avama need järgmised uksed nagu. Ja näed, vaata, täna on nagu nii äge, et me oleme nii palju jälle kasvanud ja ma arvan, et mul lihtsalt ei oleks olnud seda jõudu ja jõudu võib-olla küll, aga lihtsalt huvi, aga minu arust on elus ülioluline teha seda, mida sa teed südamega ja huviga ja nagu kirega. Just, ja, et... Ma tean, et siin kohal näiteks võib-olla Kristi Saare on kindlasti, ma olen taga sellest ka natukene niimoodi põgusalt rääkinud, et tema alati räägib, et ei pea midagi siin kirglikult tegema, aga mina tõesti usun, et kui me käime tööl, me veedame nii palju aega tööl, et miks me peaks seda tegema kuskil, miks me peaks tegema sellist tööd, mille suhtes meil on selline nagu suvaline tunne. Et minu arust elus võiks ikkagi olla, ikkagi teha asju südamega. Siis tulevad ka head tulemused ja tulevad ka tulemused nagu nii-öelda iseenesest on ju, sest et sa toetud oma tugevustele. Just ja veel hullem kui vastumeelsus, mina olen sinuga täiesti nõus ja tegelikult hiljuti seon selle finantsvabaduse teemaga, sest me hiljuti rääkisime Kariniga meie podcastis sellest, et kui me oleks finantsvabad umbes homme, et mis nagu elus muutuks, siis Karin ütles kohe, tema tuleks palgatöölt ära, temal on kõrini palgatööst. Aga mina avastasin, et mina tegelikult teengi seda, mida ma tahaksin teha. Et kindlasti elu muutuks ikka natukene, aga et ma jagangi rahatarkust, sest mulle meeldib see, et ma ei teeks seda muidu. Et see on nii oluline. Aga ma võtan vahepeal siit küsimusi ka, sest ma vaatan, et Isver aega on läinud väga kiirelt, nii põnev on. Et Marta küsib, et mida tähendab finantsvabadus sinu jaoks, kuidas sa seda enda jaoks oled mõtestanud? See on nii hea küsimus, see oli esimene küsimus investor ajakirjaniku Indrek Mäe poolt ka, et mis see finantsvabadus siis sinu jaoks tähendab? Ja siis ma ütlesin talle kohe, et tead, ma olen definitsioonides nagu väga kehv, aga mida see tegelikult, ma ei ole seda enda jaoks mingi lahti mõtestanud, et mida see nüüd minu jaoks tähendab. Minu jaoks on põhimõtteliselt, ma ei mäleta, mis ma seal ajakirjas ütlesin, aga pigem ongi see, et ma ei pea mõtlema, ma ei tea poes selle peale, kui palju sink maksab või et ma ei saa seda sinki võtta. Et minu jaoks on vist see finantsvabadus, et vabadus osta toidupoest seda, mida ma nagu tahan ja teha asju ja kogeda elamusi, et minna reisile ja nii ongi. Selline lihtne nagu, lihtne mõte. Vabadus ikkagi, on ju? Jah, vabadus. Kadi ütleb, et Kristel, sa oled nii elujaatav ja positiivne, et kus see positiivsus alguse on saanud? Et kas sa oled nagu loomuldasa positiivne või siis mingi selline enesearenguline teekond, mentorid, coachid? Ma ei ole otseselt kunagi kasutanud nii-öelda mentorit või coachi selle jaoks, et olla positiivsem või et olla elu suhtes elujaatav.
aga ma olen väga palju inimestega ennast nii-öelda ümbritsenud või mitte isegi ümbritsenud, ma olen lihtsalt hästi palju lugenud teiste inimeste kohta, ma olen kuulanud inspireerivaid lugusid ja siis vaata, see ongi see, mis see kõikide nende inimeste kogemus jõuab lõpuks minul siia pähe ja ma saangi aru, et et see kõik elus sõltub minust endast, et mitte keegi ei saa minu eest seda elu elada, et ainult mina saan seda otsustada, kuidas ma elusse suhtun ja ma arvan, et sealt mul see nagu positiivsus pigem tulebki, et kindlasti ma arvan 10 aastat tagasi ma ei tea, võib-olla inimesed on alati seda öelnud, et ma pigem olen nagu alati särav olnud, et ma hästi särav ja kirglik, et eriti kui ma testlioga nagu alustasin, ja sellega ma olen 100% nõus, aga jah, võib-olla selline natukene võib-olla olin ikkagi nagu pessimistlik ikkagi nende ettevõtte algusaastate ajal, et eriti kui need probleemid tulid, siis ma ei olnud harjunud lihtsalt sellega, ma ei olnud harjunud neid probleeme nägema, sest et elu sinnamaani ikkagi kuidagi nagu läks niimoodi plaanipäraselt, et lõpetad kooli ja siis lähed tööle või siis lähed ülikooli ja siis lähed tööle ja siis saad palka ja siis maksad oma mingit korteriüüri et jah, selline huvitav. Aga Triin küsib, et millal sa viimati midagi uut õppisid ja mis see oli? Issand jumal. Nii hea küsimus. Mis oli viimati mingi? Ma ei tea, ma kohe tuli meelde, et ma just siin mängisin klaveri peal, võib-olla teemaväline. Kuulsid mind? Hakkisid, et nüüd kuulen, et ütle uuesti palun. Et mul tuli meelde üks klaveripala, mis ma just õppisin, et jah. Väga põnev ja ootamatu natuke vastus ka. Ja, see oligi väga-väga teemaväline, aga see oli kohe esimene asi, mis meelde tuli. Aga sobib, sest et igasugune õppimine on oluline ja tegelikult selles jutus on meil täna nii palju läbi käinud see, et muudkui õpi, kuula teiste ka kogemusi, et sealt see positiivsus sul ka ju tuleb, et ongi teiste lood, teised on saanud, miks mina ei saa, et see on nii äge. Ja ma just kuulan, mul on see Will Smithi raamat nagu lõpujärgus siin ka endal, et tema lugu ka kuulata igasuguste viimsete detailideni on nii põnev ja sa näedki, et tõesti inimesed tulevad nagu nii sellistest raskustest ja jõuavad nii tippu ja see ongi nende endi töö iseendaga, nende endasse, see, kuidas nad endasse usku süstivad, kuidas nad on nii põhjalikud, kuidas nad on nii töökad ja kuidas nad iseennast nagu selles eluteel nagu avastavad, et see on nii põnev, nagu mega põnev. Ja minu meelest mul tuli siin see mõte ka, et see on ka ju oskus ennast ümbritseda nende inimestega, kes näiteks sind aitavad, toetavad, et tihti nagu vaadatakse selle peale nagu kuidagi iseenesest tekiks see, et oi, sind aidati, mis sul viga on ju, aga need ei teki nagu ka tihti ju iseenesest. Ja et sa peadki, eks see on ebamugav meile kõigile minna mingite võõraste inimestega rääkima või sest et see potentsiaal on see, et nad ütlevad ei või nad ei vasta või nad ei ole huvitatud, et see on selline pettumuse valmistamine endale, et sa võtad selle riski, et ma nüüd pettun, ja see tunne ei ole kunagi tore, aga see on vajalik ja ma ei tea, investoritega suhtlemisel näiteks et Tesla on kaasanud investeeringuid, aga neid inimesi, kes esialgu meie ideele ja investeerimisele nagu ei ütlesid, neid oli väga-väga palju. Oli inimesi, kes ütlesid, et kuule, teil on siin üks konkurent, kes on just 100 milli kaasanud, et mida te siin üldse nagu teete, on ju. Et need panevad kindlasti sellise enesekindluse korraks värisema, aga siis sa saad aru, et ei, ma ajan oma asja, ma teen õiget asja, sest et mul on klient, kes maksab, kes on valmis maksma, kes usub minusse, mul on testijad, kes selles usuvad ja siis sa kuulad nende tagasisidet ja paned edasi. Tead, mis seos mul tekkis, et kui ma sulle otsustasin kirjutada, siis ma alguses mõtlesin, et kunagi tulevikus julgen sulle kirjutada, et ma ei tea, kogun siin. Kas ma olen nii hirmus või? Ei, sa oled lihtsalt nii tegija. Aga siis ma mõtlesin, aga mis siis juhtub? Kõige hullem, mis saab juhtuda, ma ei tea, sa ei vasta mulle või ütled ei, et sul ei ole aega.
aga tegelikult, mis siis sellest juhtub, on ju? Ja vaata, Tulid siia. ja see oli kohe nõus ja siis ma mõtlesin, issver, kui äge, on ju, et julgus ikkagi nagu tasub ära tihti. Jaa, täpselt, et kui sa ei küsi, siis see on ju kõige hullem, muidu sa jäädki mõtlema, et mis siis oleks. See oleks on nagu kõige hullem asi üldse. Tee ära lihtsalt ja kui failid, siis failid, mis siis ikka. Ja mis siis Kogu ikka? aeg, nagu kõik edukad inimesed, kõik kogu aeg failivad. Nii et tuleb lihtsalt teha. Ja Kaie küsib, kui lihtne on nii suurt hulka inimesi juhtida? Ma arvan, et mida suuremaks ettevõte kasvab, seda keerulisem on ju, et see ongi selline dünaamikat või erinevate inimeste arvamused, sellised kokkupõrked. Ma mäletan väga hästi seda, kui meil oligi vist tiim niimoodi 30, meil oli 30-liikmeline tiim ja siis hakkasid sellised lahkhelid tekkima ja see oli minu jaoks alguses emotsionaalselt hästi raske, sest et mina olin siukse nagu suhtumisega, et mina ehitan nüüd küll sellise ettevõtte, kus kõik inimesed on õnnelikud ja kõiki nagu kuulatakse või selles mõttes, et kõiki kuulatakse täna ka, aga kus nagu kõigile sõbralikud või sellised head nagu otsused võetakse vastu, aga kahjuks ei ole lihtsalt võimalik, on ju, meil on täna töötajaid enam kui nagu ju 40 riigist on ju, et mõtle, milline kultuuriline taust, millised kogemuste taustad, pagasid inimestel on, mis nad siis ju toovad ka uude ettevõttesse, millised maailmavaated neil on, see kõik erineb aga me peamegi oskama teha kompromisse ja et kindlasti see inimeste juhtimine ongi kõige raskem asi, ja ettevõtted on edukad inimeste pärast, sellepärast, et need inimesed teevad koostööd ja kui sa selles nagu sakid, siis on nagu, siis ei jõua väga kaugele. Ja see on nii põnev. Marta küsib, et kuidas sa uusi eesmärke sead? Ja millised on sinu praegused finantsilised eesmärgid? Mul ei ole ausalt öeldes isiklikke finantsilisi eesmärke, et ma olen täna paigutanud raha erinevatesse sellistesse instrumentidesse, on ju, et mul on hästi pikaajaline investeerimisstrateegia, et mul on nagu palk, oota, kuuled mind või? Ja, kuulen. Et mul on ju palk on ju igakuine Testliost ja see aitab mul ära elada ja siis nagu selline ülejäänud raha mul ongi pigem võlakirjad ja fondid, indeksfondid, mõned üksikaktsiad, aga jah, et mul teada ausalt öeldes mul tõesti ei ole mingit sellist eesmärki, et ma loodan lihtsalt, et 10 aasta pärast äkki on kasvanud midagi seal. Inga ütleb, et kiidaks startupide investeerimisstrateegiat. Jah, ma arvan ka, et see on väga hea strateegia, sest et ma arvan, et siinkohal me peame ära rääkima ka selle, et miks mina näiteks väga niimoodi häälekalt siis väljendan seda, et ma investeerin naistesse, ongi see, et tuua tähelepanu sellesse, et by the way, et naiste asutatud ettevõtted või üldse ettevõtted, kus on diverse tiimid, need toovad $1 pealt palju rohkem raha tagasi kui tiimid, mis on ainult väga ühekesised. Nii et ma tahan nagu ühiskonnas rohkem nagu tähelepanu sellele tuua, tekitada seda teadvustamist ja siis äkki see olukord nagu hakkab muutuma ja inimesed hakkavad hindama seda ka, et mida mitmekesisem su tiim on, seda paremini sa tegelikult finantsiliselt ka suudad tegutseda. Ja mul tekkis kohe nii mitu seost, näiteks see, et tegelikult ju statistika näitab, et naised on paremad investorid kui mehed, muidugi see on mingi keskmine, aga samamoodi, et kuidas meeskonnas on nii oluline, et teil on nii palju rahvusvahelist või lisaks lihtsalt, et kui palju erinevad kogemusi inimesed toovad, et tegelikult kui see osata nagu ära kasutada, siis see on nii suur eelis. Ja täpselt, ma olen 100% nõus. Et lisaks muidugi võib probleeme ka olla, peame kohanema üksteisega, aga lihtsalt nii palju on võita sealt. Aga Triin küsib, millesse sa kunagi ei investeeriks? Pahadesse, ma ei tea, ettevõtetesse, millel ei ole mingit suurt eesmärki.
äkki või mingid väärtused nagu oleks mingi väga tugev mingi väärtuste selline ebakõla, et pigem ma ikkagi, muidugi indeksifondide kaudu on ju, sa investeerid, ma ei vaata kõiki ettevõtteid, mis seal nagu sees on ju, aga ikkagi ma püüan nagu sellist väärtuste põhist investeerimist ikkagi ise ka rohkem teha, sest et ma tunnen, et rahal on väga suur võim ja ehk siis meil on see võim muuta nagu maailma paremaks täpselt selles suunas, kus me tahame, et ta muutuks on ju, ja siinkohal ongi oluline ka sellest teemast rääkida on ju, et kui me tahame, et midagi muutuks, siis selle nimel tuleb midagi teha ja raha paigutada ettevõttesse, mis klapib sinu enda väärtustega, ainult võimendab seda ettevõtet on ju ja maailma paremaks, muudab maailma paremaks. Kindlasti, see on nii positiivne siia lõpetuseks, aga üks küsimus on veel ja kell sai 7, aga võtame selle viimase ka, kui sulle sobib, et Liis küsib, et kuidas hoidsid usku oma ideesse, kui enda sees ja enda ümber olijatel olid võib-olla kõhklused, kahtlused? Esiteks kindlasti Marko on ju, et me alustasime koos on ju, ja tema aitas mind nendel rasketel hetkedel leida seda eneseusku ülesse, kui minul see võib-olla oli kadunud, sest et kriitikanooli lendas vasakult ja paremalt ja oli ka ju ikkagi klientidel on ju tekivad mingisugused väljakutsed ja on nagu vaja kriitikat jagada või et see oli selline hästi minu jaoks nagu kõigutav, eriti nendel algusaastatel aga nagu üleüldiselt ikkagi see, mis on mind aidanud, on see, et ma tean, et ma teen õiget asja. Mul oli isiklik probleem. Ma rääkisin teiste inimestega, ma rääkisin testijatega, keda see probleem väga tugevalt kõnetab. Mul olid potentsiaalsed kliendid, kes samamoodi väljendasid oma frustratsiooni nende platvormide vastu, et nad nägid seda väga suurt väärtust sellises platvormis, kus sul on globaalsed testijad on ju testivad platvormi, aga teiselt poolt nagu see oli valedele nagu nii-öelda valele vundamendil üles ehitatud on ju see, kuidas see tasustamine toimus, et see lükkas sellised korralikult nagu käärid sinna vahele ja siis ma kuidagi nagu hoidsin seda kuidagi enda peas kogu aeg, et ma teen õiget asja, et see positiivne tagasiside, mida inimesed ikkagi jagasid ja mida nad andsid, oli see, mis hoidis seda enda juures ja see lihtsalt see soov, nagu nii suur soov luua testijatele keskkond, kus neid tunnustatakse, kus neid hoitakse, kus neid väärtustatakse vastavalt nende ajale, oli lihtsalt see, mis hoidis mind tee peal. Ühesõnaga pead teadma, mis su miks on, miks sa seda teed ja kindlasti ma mõtlesin ka just see, et see positiivne tagasiside on nii oluline, et võib-olla ka eestlastel ei ole väga kombeks anda seda väga lahkelt või üldse nagu see võtab ka natukene sulle energiat, et anda, aga see on nii oluline, et kui sa ikkagi keegi ütleb sulle, et tal on vaja seda, mida sa teed, siis see aitab edasi. Ja täpselt, et kui sul ei ole neid inimesi sinu ümber, kes sulle jagavad seda positiivsust, siis võib-olla need ei ole õiged inimesed, et ma arvan, et need inimesed, kes sind tõeliselt toetavad, kes tahavad sulle head, nendel ei ole kunagi liiga palju jagada sulle häid nagu sõnu ja toetavaid sõnu on ju, et neid kõhklejaid tead, mingu proovi kui ise teha, vaadake, kui kerge või raske siis on. Tehku paremini on ju. Tehku paremini et sina ikka usalda oma nagu südame häält ja tead, nagu mine lihtsalt ja kui sul on ikkagi siuke first või nagu esmane validatsioon olemas on ju, olgu see siis kliendi poolt või sul on esimesed rahad saadud on ju, siis see on juba päris hea nagu algus ja kui sa näed, et su teised konkurendid üle maailma teevad sarnast asja ja teenivad väga palju raha, siis sa tead, et see asi on ainult sinus. Ja täna nagu ma teangi, on ju, et ma teen õiget asja, nagu muidu see konkurent ei oleks mul kaasanud 100 miljonit, kui see probleem ei oleks nagu probleem, on ju. Et selles mõttes, uskuge endasse ja ärge kuulake midagi, mis teised teist arvavad või mis nad teie ideest arvavad, et sina tead ikkagi lõpuks kõige paremini, sinu
story, sinu lugu on unikaalne ja mitte keegi ei oska öelda, kuidas sina peaksid oma asju tegema. Sina ainult tead kõige paremini. Usalda ennast. Aitäh, ma arvan, et siin me võime lõpetada. Mul läheb nii pimedaks siin nagu näha. Läheb jah, päris pimedaks. Kaon varsti ära üldse. Mul on lüliti nii kaugel, aga see ei ole tähtis, peaasi, et sina välja paistad ja kõik tänavad sind inspiratsiooni eest ja aitäh teile ka, et küsisite aktiivselt, et kuulasite ja muidugi suurim tänu Kristel, et tulid jagama oma lugu, et seda saaks veel, ma arvan, väga pikalt rääkida, aga sind ootavad juba uued üritused. Jah, täna ma olen siin Tartus ja lähen ajujahiga seotud üritusele ehk siis äriteid hindama. Saab põnev olema, mulle väga meeldib. Nii et, aga igatahes ma olen hästi aktiivne Instagramis, et kindlasti kui mingid küsimusi on, siis võite julgelt kirjutada, et isegi kui ma kohe alati ei jõua vastata ja jõuan nädal aega hiljem vastata, siis ma ikkagi lõpuks püüan kõigile vastata. Nii et jah, et ma hea meelega aitan ja toetan, et see on selline minu võimalus ka nagu anda maailmas tagasi, et mind aitasid väga paljud inimesed alguses ja see on vähim, mis mina teha saan teistele inimestele. Aga suur aitäh ja järgmise korrani. Jaa, aitäh. Tšau. Tšau.